laskmine. Seda võid ka pildistada. Seda saab teisaldada väga hästi. Kõige tähtsam, kui sa alustad, siis sa pead teadma enne kõike, kuidas teda seisma jätta. Siin on meil väljalülitusnupp. Ja teine väljalülitus või seisma jätmine on selle käepideme lahti laskmine. Seda peab lausa harjutama enne, kui tööle hakata. Seda lahti laskmist. Või siis seda nuppu siin. Kui mootor on külm, siis tuleb käivitamise aeg lihtsalt anda toorest natuke. See on käivitussiiber karburaatoris. Nii, ja siis paneme siit mõistlikute pöörde peale. Vaatame veel, kuidas me teda liikuma paneme. Kõigepealt tuleb siiber vabastada ja siis see käepide üles tõsta ja ta hakkab kõndima. Näete, maapinna peal võib ka teda lihtsalt sõidutada niimoodi. Nii, ja siis veel kord, et seda seisma jätnud. Nii. Ja käivitame uuesti ja kui on päris sööt, siis on mõistlik kõigepealt mulla pealt murukamar ära koorida. Ja kamarata ei tüki purustama hästi. Ja järgmine asi siis, kui on juba selline kõva pinnas või blinkpinnas, siis sellega siis ühtlasi kobestab ja valmistab ette vagude tegemiseks, peenro tegemiseks. Nii et selles mõttes ei ole siin midagi keerulist. Ja veel. Temaga saab isegi selliseid töid teha, näiteks kraavi kaevamiseks võib kõik ülearused noad ära võtta, ainult 2 tükki jätta. Saab kraavi põhja ilusasti töödelda nii, et labidaga saab siis kaevata, et kui ekskavaatoriga ligi näiteks ei saa. Et ta on väga mitmekülgne riist, siis samuti saab näiteks puude välja juurimisel ümber puu pinnast pehmeks teha, et siis kergem kaevata oleks, sest kui näiteks muruplatsi sees on mõni puu, siis on ta mõistlik koos juurtega välja võtta, et mitte selle kännuga jännata pärast. Aga selleks, et kändu kätte saada, selleks peab kuidagi juured lahti saama kaevata ja selleks see mullafrees on väga hea, et pinnast eemaldada selle ümber puutüve. Terade osas on parema poole terad ja vasaku poole terad, et see tera peab olema selle suunaga, et ta siis maa sisse tungiks. Ja siis teritus on sinna poole, kuhu ta maa sisse läheb. Et see nüüd on parema poole tera ja see siis on vasaku poole tera. Noad on siis meil parema ja vasaku poole omad ja toru on toru sees just kui siin. Kui näiteks kivi saab see riistapuu, siis ta võib täiesti vabalt selle sõrme puruks lõigata ja mul on neid juba 2 tükki puru läinud, nii et see töötab. Et selle võrra siis jääb mootor tervemaks või see kogu see agregaat. Siis tuleb see ühendamine hästi lihtne. Tuleb samuti meeles pidada seda, et see ühendusklamber oleks õiges suunas pandud, sellepärast, et kui ta nüüd maa sees hakkab lahti ringi käima, siis ta võib siit selle klambri lahti pöörata, nii et ta peab olema õiges suunas, et ta pinnase sisse läheks õigesti. Paneme selle siis siia külge. Nii et nüüd ta maa sees töötamisel ei tule lahti. Nüüd panen teisele poole ka. Noad olid sellepärast ära võetud, et kui see masin ei ole nii suur, siis on teda lihtsam tõsta. Siis need noad on ikkagi käele valusad, et siis ei ole valus teda tõsta. Nii, nüüd on ta ühendatud. Käivitame ja proovime siis temaga. Ja üks asi veel. Kui
me tahame, et ta hästi sügavale läheks, siis tuleb see esimene ratas siin ringi tõsta. No kõikidel aparaatidel ei ole siin ratas, mõnedel on see ratas taga hoopis, aga teda saab niimoodi ringi tõsta. Kui isegi see ratas ei ole üles tõstetud, siis saab ka tööd teha. Selle ratta asendiga saabki töötlemise sügavust reguleerida. Maadest välja. Selle jala murrata siia maa sisse. Ja nüüd siis võid selle jala peal teda liigutada. Nii, aga selle murru jaoks tuleks 2 nuga ära võtta jälle. Ja noad tuleb selle pärast ära võtta, siis on surve 2 terade peale suurem. Et see masina kaal hakkab selle töötegija kasuks töötama. Kui me tahame, et ta eest ära jookseks, siis tuleb see jalg hästi kõvasti vastu maad suruda. See on pidur ühtlasi. Et see tagab selle, et masin püsib ühel kohal töö tegemise. Ja nagu te näete, seda kamarat purustab väga hästi. Isegi kivi ei ole mingi probleem. Ja siis, kui on üks kord läbi lastud, siis võib ju teda uuesti käima panna teisipidi lasta. No nii. Alustame uuesti, jah. Ma ei pea nii kõvasti ka trampima. Siin on, nagu näete, reklaamid küljest ära võetud, aga see toode ei ole maineka tootja toode. Nii et mootor on neil enamasti üks ja seesama. Konkreetsel juhul on Honda. Ja tegelikult ta võiks ikkagi olla võimsam, et vähemasti 6 teraga. Et asjade taolisi asju ei tasu eriti osta.